tere tulemast! Tekkis üle pika aja tunne teha üks kaardilugemine ja valikutega. Nii et siin sinu ees on 3 erinevat kaardipakki. Siin taga sa näed ka nimetusi. Ja ma palun, et sa valiksid endale täna siit selle kaardipaki, millest sa sõnumit sooviksid. Ja minu taotlus selleks lugemiseks ongi just see, et mis sõnumit, toetust, juhatust sa praegusel hetkel vajad. Ja vaatame, kuhu see lugemine meid viib. Annan sulle nüüd hetke, et keskenduda, tulla mõnusalt kohale, viia oma hingamine sügavamaks ja valida endale õige kaardipakk, mis täna sind parimal võimalikul viisil saab juhatada. Ning kui sa valisid esimese kaardipaki, siis laotasin su kaardid juba välja ja paki põhja tuli kuukaart. Ehk siis me vaatame pinna alla, me vaatame midagi, mis on peidus. Ja lisaks tahtis tulla veel roosa kvarts, nii et see võib ka sulle midagi tähendada. Ja kui ma nüüd seda esimest kaarti siin vaatasin, siis minus just tekibki selline tunne, et ma tahan siseneda sellesse uneeelsesse seisundisse. See hetk ennem seda, kui sa magama jääd. Et seal on maagiat. Ja ma kusjuures ise kogesin seda eile õhtul, tegelikult juba vist paar õhtut, et kuidas vahetult ennem seda, kui ma magama jään, ja ennem seda, kui ma üles tõusen, on selline hetk, kus ma sain enda teejuhtidega nagu koheselt ühendust. Ma koheselt tundsin neid enda lähedal. Kuidagi see alateadvus ei olnud nii palju vahel. Ja nüüd, kui ma vaatan, siis mul jääbki nagu silma see, et seda vaatame täitsa eraldi, aga siin on nagu see koht, et kutsume seda siis uneeelseks seisundiks. Seda on tarvis selleks, et ühenduda maailmaga, ühenduda algloomega, ühenduda enda loominguga. Et alateadvus ja kõik see, mis mõistuse tasandil toimub, et see ei jääks meele ette. Sest mul on tunne, et seal mõistuse tasandil on väga palju siukseid hirmumõtteid, selliseid, et seal ei ole siukest nagu vaba andmist, saamist. Seal on natuke siukest jäikust on seal. Ta vaatab, eks ju, siin pildil ka nagu kõrvale ja silmad on kinni. Ehk siis, ja see kõlab väga tuttavalt mulle endale ka, et mõistuse tasandil on mingisugused mustrid ja mingid joonised, mis tahavad lihtsalt välja harjutamist. Ja see tähendabki seda, et mida rohkem sa praktiseerid nii-öelda seda seisundit, seda rohkem sa juurid välja selle mõistuse. Sest praegu, ütleme, keha ja hinge tasandi vahel on see, et kehas on nende mingisuguste programmide või mustrite nagu jäägid välja jooksmas. Ja kuidas sina seda toetada saad, ongi just need 2 siin. Ehk siis see uneeelne maagiseisund, kus me juhime neid elemente, kus me muudame mingid seisundid, kus me vabastame mingisuguseid programme. See on see justkui nagu programmeerimise keskus, tahaks öelda. Ja seal on tohutu potentsiaal loomeks. Et nüüd ongi, et kui ütleme ärkveloleku
seisundis tuleb hästi palju siukseid mingeid muremõtteid, mingid igapäeva, mingid olmeasjad, mingid pseudoasjad, ütleme, kui sa tunned, et on justkui siuksed mingid sundmõtted või mingid mõtted, mis nagu reaalselt tunduvadki nagu mingisuguse vana mustri jäägid, siis see sõnum räägibki siin, et jah, see on nagu keha tasandil kuskil pinna all ja tundub justkui nagu ei oleks mingit kontrolli selle üle, aga ma ütlen sulle, et see, et sa täna sellele lugemisele siia sattusid ja selle valisid, ongi märk selle kohta, et sa oled selles protsessis seda kõike välja juurutamas, et see ei ole one and done, et nüüd nii ongi. Ja ma täiega resoneerun ise ka selle lugemisega, sest ma ise tunnen ka, et ma ei ole piisavalt mingeid asju oma füüsilise kehaga praktiseerinud, igapäevaselt pühendunud ja teinud, ja sellepärast seal ongi veel mingit näilist hirmu, kuigi tegelikkuses sellel hirmul ei ole nagu mitte mingit alust ega põhja all. Et ongi lihtsalt see koht praegu, kus sa oled välja juurimas seda, mis emotsioone sul see tekitab. Ja need on need mingid mõtted, mingi seisund, mis on kõik väga mõistusega seotud. Mulle nagu jääbki mulje, et siin pea on nagu väga raske, et kuigi see on nagu siin eks ju lihtsalt see nagu rätt peas, aga mulle tundub see lihtsalt nagu hästi raske. Et nagu pea on raske. Aga siis ongi, mida rohkem sa saad harjutada selles seisundis, seda rohkem sa juurid välja kõike seda. Ja reaalselt see tulemus ongi see, et sa lihtsalt naudid rohkem elu. Et kui sul on mingisugune selline harjumus või miski, mida sa tahad nii-öelda välja juurida, siis mõtle, mis selle asemel on see tegu, mida sa saad teha, mis juuriks selle teise käitumismustri välja. Et leia nagu see, nagu sa õpetaksid ennast ümber. Ja see on täiega see koht, kus nii äge, mingi pasundamine on väljas. Ja see on täiega see siin, et elu nautimine, elu tähistamine. Mis ma tahtsin öelda ongi lihtsalt see, et nagu me väiksele lapsele õpetame järjepidevust millegiga, siis siin ongi, et sa oled võib-olla harjunud midagi teatud viisil tegema, aga sa tead, et see viis enam ei toimi su jaoks ja sa tead, mis toimib, aga kuna sa oma kehaga ei ole seda piisavalt kaua või piisavalt järjepidevalt praktiseerinud, siis keha jaoks on see võõras, keha jaoks on see hirmus, sest et see on midagi, mida me teeme teistmoodi. Kehal on alati, tema eesmärk on see, ja siia läbi eks ju mõistus ja ego ja kõik see alla, tema eesmärk on elus hoida. Aga kui sa näed, et mingid harjumused sind enam reaalselt nagu nad hoiavad sind elus, aga sa ei ela seda elu, mida sa elada tahad, eks ju see siin. Siis ongi, siin on mingisugune praktika ja siin ma võin näha, et see on eks ju mingisugune maagiline praktika, et mõni teist võib-olla praktiseerib siin astraalis rändamist või midagi sellist, et maandatus oma praktikas, kohalolu oma praktikas ja kui vaadata lihtsalt seda kaarti, siis see on tegelikkuses, ta on hästi vaikne, ta on hästi kohal, ta on hästi keskendunud. Väga sügav rahu tuleb siit, eks ju, et ta on väga nagu ainult vaatab ja jälgib seda, mis siin kõik toimub. Ja kui me selle siit nüüd, eks ju, selle energia ära võtame, siis mida see loob? Me näeme siit, eks ju, energeetikast mateeriasse. Ta loob transformatsiooni, läbi mille tuleb elu nautimine täiel rinnal. Nii et seedi seda energiat, seedi neid koode, seedi seda juhatust, mis siit täna tuli ja kindlasti sul tuli juba mingi moment, et kuidas siit edasi minna. Nii et selline sõnum sulle täna. Kõik ilusad sulle. Tervist, siin on siis minu nõiad ja maagid, kes tahavad hetkel toetust ja juhatust veidi, eks. Kaardipaki põhja jäi
selline. Mina ütleks, et vabasta end mõttemürast. Ühenda ennast lahti oma mõttemürast. Ehk siis, kui sa kujutad ette, et kõik need mõtted ja kõik, mis nagu mõistuses toimub, kui sa tunnetad, et see on hästi pea ümber ja peas. Kui sa kujutad ette kogu seda mõistuse müra sellise mullina ja tõstad selle siit lihtsalt välja kõrvale ja vaatled seda või vabastad selle sootuks, valid ise. Aga kui sa praegu siin koos minuga proovid seda, kogud kõik oma peas, pea ümber oleva energia kokku, kõik mõtted, kõik mured, tõstad selle oma väljast välja. Kuidas siis on? Ja kiviks tuli ka must obsidiaan ja see on sellise musta obsidiaani noakujuga, mis on minu maiade astroloogias minu märk, must obsidiaani nuga, mis lõikab ära kõik ebavajaliku, et tõde saaks tulla välja. Ma tunnen, et see väga seob siia sinu lugemisse ka. Et kui ma seda esimest kaarti siin vaatan ja tunnetan, siis ongi ei ole esimesena mitte see, et mäleta enda nii-öelda neid andeid, vaid pigem on see, et kirjuta pea tühjaks. Et kogu mu nagu fookus ja energia, ma tunnen, et läheb kõik nagu sinna pähe ja mõistuse tasandile. Et leia see hetk ja see aeg, et kirjutada tühjaks. Ma näen, et siin on palju emotsioone ka, et see vesi on selline praeguses hetkes siin selles energias mulle tundub, et see vesi on nagu meeletu kiirusega, meeletult suur ja meeletult raske. Ja siin oleks justkui 2 kuud, midagi 2 kuuga. See võib olla siis kas nagu kuu või siis ajalises mõttes kuu. Ja siin on 2, 4, 6, 8, 10, 11 liblikat. See võiks ka midagi tähendada. Ja see puu siin taga tundub mulle siuke nagu, et ta pealt on küll tugev, aga mul on siuke tunne, et ta juured on nagu mädanenud. Ja siin ma tahaks kohe jälle öelda, et kuhu sa ennast istutanud oled, kus sind ei kasteta. Või kuhu sa ennast istutanud oled, kus sind ei kasteta ja kus sa ennast ka ei kasta. Väga metafooriline, aga kui see sõnum on sulle, siis sa saad kindlasti ka aru sellest. Et väga siuke nagu mõtlik energia tuleb siit, et kuidagi siuke raske on, mulle tundub, et meelest on läinud see, milleks sa võimeline oled. Võib-olla meelest on läinud see, et sul on tööriistad, kõik vajalikud oskused olemas, et tegelikult sellest seisundist nagu välja tulla, aga miski on praegu tõmmanud täiega su tähelepanu nagu kõrvale. Et see energia ja see kutse, mis sellele nõiale või maagile siin praegu ongi see, et kuule, tule nüüd, kerime nüüd natuke tagasi, puhka, kutsu oma vägi, kutsu oma energia tagasi, astu sellest mõistuse mürast korra välja, et sa näed selgelt, mis päriselt praegu oluline on, mis see nagu number 1 samm hetkel on. Mitte see 5, 6, 7, 8, aga praegu see esimene samm siin. Et kuidagi kutsub nagu võib-olla ka sinu maagilised abilised, kes sul on teejuhid näiteks siin või esivanemad või keegi, kutsuvad sind kuidagi praegu nagu tagasi, et oot, kuule, oot, ärme nüüd nagu niimoodi hullu ka pane, et tule siia, tule kohale ja 1 samm korraga. Ja võib-olla see ongi see, et on lihtsalt vaja puhata. Ongi vaja olla looduses, ongi vaja ennast seal laadida. Võib-olla sa vajad päriselt nagu mingi teise
nõia, tervendaja, kellegi abi, kes aitab sul. Siis ma tunnen, et need juuksed, vaata siin on ka, mulle jäi nagu silma, et need juuksed on kuidagi hästi laiali, niimoodi siit jookseb nüüd üles, eks ju, siin on hästi, et niidipuhastust võiksid ka teha tegelikkuses, et esiteks oma vägi tagasi kutsuda ja teiseks siis ebavajalikud niidid kõik ära puhastada. Et see niidipuhastus ka, et kuidagi nagu laiali oled praegu siin ja võib-olla ei ole üldse enda emotsioonidki. Et pole nagu endas. Ja minu meelest nagu see kõige suurem häirekell ongi siis, et kui me oleme liiga palju mõistuses ja liiga palju endast väljapool, siis me lihtsalt, meie fookus on kadunud, meie energia lekib, eks ju, igale poole mujale, kus keegi sellega üldse võib-olla midagi ei teegi. Nii et tule tagasi iseendasse. Sa saad olla imeline juht ja liider ja abistaja ja tervendaja siis, kui sina ise oled kohal. Ja selle kaardiga mina pigem näen seda tasakaalu. Et kui sind kõnetab, sa võid muidugi võtta ka selle sõnumi. Aga ma tunnen, et siin on, et kas sa vajad tuge või siis on ka see, et mulle jäävad siin ka need hästi paljud. Võib-olla sinu juurde on viimase paari kuu jooksul pöördunud väga palju abisoovijaid ja sa lihtsalt oled natukene juba läbi põlenud ja sul on vaja võtta aega iseendale, siis see on ka praegu kutse sulle siin. Et anna endale aega ja ma näen, mulle jääb siit see maja silme ja nagu kuidagi kodule võiks puhastust teha. Seal on midagi. Ja kui sa tõesti ise tunned, et sa ise oled praegu nagu juba oma väge ja oma energiat veidike liiga palju lekitanud, siis küsi abi kellegilt, keda sa usaldad. Siin ongi 2 varianti, mis ma tunnen. Kas sa ise vajad tuge või keegi on liiga palju sinule toetunud ja see on nagu raske sulle juba. Jep. Nii et võta siit see, mis resoneerub ja ülejäänud lase vabaks. Ja see on su sõnum tänaseks. Kõik ilusad sulle. Kui sa valisid 3. kaardipaki, siis see on sinu energia lugemine. Ja enne veel, kui ma siit kaarte võtan, siis ma lihtsalt korraks keskendusin ja panin silmad kinni ja tundsin kohe, kuidas kroon ja 3. silm ja kõik see läks justkui hästi kõrgele. Et väga, väga mitmeid dimensioone ülesse. Praegu tahaks öelda 9., 10. dimensioon. Ja selleks on ka laboratoriid siin, et toetada ja kaitsta meie kanalit. Alguses käisid ka külmavärinad hästi üle või siuke nagu kuidagi, see külmavärin kuidagi tõi keskmesse, keha keskele ja kuidagi hästi tähelepanu kehale. Et äkki sul on ka tarvis praegu korraks panna tähele lihtsalt, kus sa pinget kehas hoiad. Ja võib-olla selle lugemise ajal ka silmad kinni panna ja lihtsalt olla kehas ja tunnetada, kuhu üks või teine sõna või kood maandub ja mis ta teeb seal. Et siukses vaatleja rollis lihtsalt kuulata. Okei, su kaardid välja pannes on kohe väga loogiline, miks see kanal kohe tuli, nagu sa näed siit. Et sa võid olla loomupäraselt hea kanaldaja. Või siis sa toetad inimesi nende transformatsioonis, mis on mulle ka väga tuttav, et sa toetad nende liikumist ühest seisundist teise, näiteks ärevusest harmooniasse või mis iganes sina vaatad ise, mis sulle resoneerub. Aga praegu mulle jääb kuidagi ja mul tuleb kutse, et sind kutsutakse tegelikult kanalisse, sind kutsutakse harjutama, kogema seda kanalit. Ja siis tuleb kohe kuulen, kuidas ma saan seda teha.
nii, ja vastuseks oli, et see kaart räägib, kuidas seda teha. Veekogu ääres olla, suure vee ääres olla, vett kuulates, silmad kinni, vett kuulates. Sa võid ennast energias viia näiteks kuskil ookeani äärde või kui sa oled reisinud kuskile, mis iganes see suur vesi on nii-öelda sinu jaoks, mis sulle pähe tuleb. Et kui sa reisid ja rändad sinna oma energiaga ja selles seisundis kanaldad. See võib olla ka mingi koht sinu läheduses, mis kutsub sind, et praktiseerida seda, et äkki sellel kohal on mingisugune aktivatsioon sinu jaoks, et ta avab sul mingisugused anded või annab sulle mingisuguse inspiratsiooni millegi jaoks, mida teha. Et ma tunnen väga tugevalt siin niisugust nagu mingisuguse vee vaimu või energiat või sellist. See on päris tugev ja päris hoomamatu, ma tahaks öelda. Aga sinu jaoks on see hästi sügav rahu. See on hästi nagu rahustav sinu jaoks ja sinu enda sisesüva ookeani rahustamiseks on see väga hea. Aga ma tunnen, et sellest kanalist tahab midagi tulla. Ja nüüd ma kuulen, et 3. on see, mis tahab tulla, okei. Näed, jälle mulle jääb siin silma see ja siin on lausa, eks ju, portaal. Ja siin on veealune maailm. Ja siin on näha seda Buddha kuju, eks ju, siin soul memories and gifts. You have done this before. Hingemälestused ja kingitused, sa oled seda varem teinud. Okei. Nii et sellest kogemusest, mis ma siin just rääkisin, meenub sulle midagi eelmisest elust, eelmisest kehastusest, eelmisest seisundist. Ma mõtlen siis, et võib-olla sa olid, eks ju, mingis teises kohas kehastusid kui maa peal. Võta nii, kuidas resoneerib ja kui ei resoneeru, lase minna. Aga kellegile siin on see sõnum, et kuidagi sellest veeelemendist tulevad üles mingid mälestused, mingisugused sügavad teadmised. Ja ausalt öeldes mulle siit rohkem nagu ei antagi, et kui see sulle resoneerub, siis sa tead täpselt ja kui sa ei tea, siis võib-olla on mingisugune, tegelikult on isegi see, et kui sul tekib siin tõrge, siis mine proovi. Ja see ei ole isegi see, et sa peaksid minema kuskile sügavasse vette nagu füüsiliselt, vaid ma nägingi, et kui sa oled, eks ju, kuskil rannikualal, siis mine lihtsalt mere äärde, eks ju. Aga siin võib olla ka mingi kiiresti liikuv jõgi näiteks, aga ma kuidagi tunnen, et siin mõeldakse seda sügavat vett. Ja võib-olla see on ka, nagu ma mainisin ennem, sinu enda süvaookean. Mida see võib veel tähendada, eks ju? Et kuidagi mingi süva koht on, kus meenub midagi. Ja kui sul on tõrge, siis kus see tõrge tuleb? Kas see tuleb nagu mõistusest, sest see on midagi, mida sa ei ole proovinud, või tuleb see kehast, kus sa reaalselt tunned, et see ei ole väga mulle, see ei resoneeru minuga. Siis, aga palun, kui soovid, vali mõni teine lugemine teistest valikutest siis selles videos. Aga jah, kuidagi ma tunnen, kuidas see energia on hästi mõnus, see viib hästi sügavale. Ja ma kuulsin just, et sügaval on selgus, sügavuses on selgus, sügavuses on selgus. Sügavuses on selgus. Ma tunnen, et ühe kaardi peab veel võtma. Okei, mainin ära ka selle kaardipaki põhjas oleva kaardi, milleks on siis surrender. Vabaks laskmine, alistumine, minu jaoks vähemalt. Et kui me seda siin niimoodi pingsalt ei jälgi, siis minu jaoks on just alistumine sellesse kanalisse. Vaata, siin on jälle justkui nagu sügavale langemine. Nii et võta seda, kuidas resoneerub, pane tähele, kuidas sa ennast tunned. Ja kaart, mis siit lisaks veel tuli, on selline.
ja ma tean, et minul hetkel energia mõttes selle kaardi sõnum ei lähe kokku sellega, mida mina siit välja loen. Et äkki ma hoopis katan selle kinni. Minu jaoks on see energia siin see, et selles rännakus, selles deep dive'is oled sa tegelikkuses väga kaitstud ja väga hoitud, sul hoitakse silma peal. Muidugi palu ise ka kaitset juurde niimoodi, et sa tunned ja tajud, et sul on turvaline, et su keha tajub, et sul on turvaline, seda nagu mõnusam rännak selles sügavuses sul saab olema. Aga see ei ole ilmaasjata kutse sinna, vaid see ongi juhatatud ja toetatud kutse tegelikkuses. Ja ma näengi, kuidas siin sellel kõige teravamal näol või kuidagi siin esiplaanil oleval näol on silmad lahti ja ta vaatab kuidagi sinna kaugusesse ja teistel siin ümber on silmad kinni. Ja siit kuidagi tuleb hoopis see sõnum, et ükskõik mis sa teed, me oleme alati sinuga. Ja siit tahab mingi kurbus tulla, ma tunnen mingid pisarad on siin. Ükskõik mis sa teed, me oleme alati sinuga. Ja see võib olla ka esivanematelt näiteks. Nii et selline sõnum sulle. Väga huvitav, väga põnev. Nii et turvalist seiklemist sulle seal süvaookeanis. Ja kõik ilusat sulle.